Kiirusautomudelite selle hooaja tippsündmuseks on maailmameistrivõistlused, mis toimuvad 2.–4. augustini Šveitsis Baseli lähedal Viterswillis. Sellele eelnevalt timiti mudeleid ja mootoreid Tallinnas, kus Estonian Grand Prix'l oli osalejad koguni 10 riigist. Eesti koondise raudvaraks on Lembit Vaher, kes oma pika ning väga eduka karjääri jooksul on võitnud 12 Euroopa meistrivõistluste ja 3 maailmameistrivõistluste kuldmedalit. Tallinnas Nõmmel käis veel kavaldamine, sest erinevate klasside favoriidid on ju kõigile hästi teada ja enne maailmameistrivõistlusi nii-öelda täispangale välja ei mindud. Pool tööst on praegu selja taga, et räägi meile, mis mudel sul praegu käes on ja kuidas siis on läinud siiamaani? Tulin just 2,5 mudeliga stardist ja tuleb öelda, et see aasta on selle mudeliga olnud probleem, et ei ole veel teda õieti nagu sõitma saanud. Tuleb veel tööd teha ja vaeva näha. Ütle paar sõna selle auto kohta ka, et mis sul siin käes praegu on? Meie ülesanne on see, et mootori kubatuur on piiratud ja on olemas veel mõningad muud niisugused tehnilised piirangud, et tagada ohutus, aga ülejäänud kõik on vaba ja ütleme, rajad on küll üsna siledad, aga siin selle kiiruste juures, kus seal kõige suuremad mudelid sõidavad seal kuni 345 kilomeetrit tunnis, et ka väike ebatasasus viiks ta lendu, et siis on peal õliamordid, et see auto ikka maas püsiks ja see ongi nagu niisugune kogu aeg kompromissi otsimine, et võimalikult väikse õhutakistusega saavutada kõik see maksimaalne, et see auto seal maas oleks ja võimalikult kiirelt sõidaks. Maailmameistrivõistluste tähtsus on väga suur, toimuvad ja need kõige ihaldatumad tiitlivõistlused iga 3 aasta tagant. Viimati võrreldi sellel tasemel võimed Austraalias ja sealt ei Lembit Vaher Eestimaale kuldmedali. Aga sul on teine klass ka veel? Jah, 1,5 kuupsentimeetrit, sellega on see aasta päris hästi läinud, et olen pidevalt seda maailma kiirust edetabelit juhtinud ja sellega on juba võib-olla suurem osa tööd tehtud. Eks ma siis nüüd keskendungi teisele mudelile, et eks see 2 klassi, 2 korda rohkem tööd. Maailmameistrivõistlustel võisteldakse 6 erinevas klassis, igalt maalt saab kaasa teha kuni 4 mudeliga. Eestist on Šveitsis kohal 7 meest. Kõige tugevamaks tõotab meie jaoks tulla 2,5 kuubikuste klass, kus teevad kaasa Andre Luumann ja Priit Hoier, mõlemad kehtiva maailmarekordi omanikud, samal ajal Lembit Vaher on tiitlikaitsja. Nendega kannatab märjarajaga sõita? Ei, märjarajaga jäetakse võistlus katki, aga neid radasid nagu ongi vähe, kus on katus pea kohal. Siin Tallinnas on, aga läheme MM-ile Šveitsis, seal ei ole ja kui on ikkagi oovihmad, siis võistlus peatatakse ja seal sellest johtuvalt võib olla igasugu piiranguid ja et kas lühendatakse stardiaegasid või sest tegelikult päevakava on nii tihe, et kui vihmasadu tuleb, siis enam õhtuks katsega lõpule ei jõua ja järgmine päev on juba järgmine katse. Koos Sven Aadlaga võistleb Lembit Vaher veel 1,5 kuubikuliste klassis. 2 klassis on rajal veel Mart Sepp ja Tõnu Sepp. Koos temaga võistleb kõige suuremas 10 kuubikuliste klassis veel Ando Rohtmets. 3 päeva jooksul on igas klassis kavas 3 katset, millest arvesse läheb parim. Pühapäeva õhtuks on selge, kas meile väga edukalt spordialal kiirusautomudelitel tuleb ka maailmameistrivõistlustelt medalilisa.